Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee. Tere tulemast kuulama Eesti Inimõiguste Keskuse podcasti 11. osa Tõde ja õigused. Mina olen Mirjam Saviöö, keskuse kommunikatsioonijuht ja ma olen siin koos võrdse kohtlemise võrgustiku 2 liikmesorganisatsiooni esindajaga. Tere tulemast, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Aabiht. Tere. Tere. Ja Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar. Tervist. Võrdse kohtlemise võrgustik on siis võrgustik, mis ühendab vabaühendusi, kes seisavad kõigi võrdsete õiguste eest. Ja lisaks meile, Inimõiguste Keskusele, Eesti Puuetega Inimeste Kojale ja Lastekaitse Liidule kuuluvad sinna veel Eesti LGBT Ühing, Noorteühenduste Liit, Vegan Selts, MTÜ ja MTÜ Oma Tuba. Ja üheskoos oleme võtnud käsile siis ühe olulise ja põneva projekti, mille esimesest osast täna räägimegi. Nimelt võrdse kohtlemise võrgustik on käivutanud suure üleriigilise infokogumise Tõde ja õigused, et saada teada Eesti inimeste hinnangud, mõtted, arvamused inimõiguste olukorra kohta Eestis ja koostada selle põhjal ÜRO üldise korralise ülevaatuse pariraport. Aga mis see siis täpsemalt on? Aastal 2006 lõi ÜRO üldise korralise ülevaatuse ehk UPR-i, mille eesmärk on hinnata maailma riikides inimõiguste valdkonna arenguid ja kohustuste täitmist iga 4-5 aasta tagant. Ja Eestit ootab aasta pärast jaanuaris 2021 ees 3. ülevaatus. UPR-i ülevaatus põhineb erinevatel aruannetel ja raportitel. Nendeks on riigi poolt esitatud aruanne, Eestis esitab seda Välisministeerium, ÜRO asutuste kokkuvõtlik aruanne selle riigi kohta ja valitsusväliste organisatsioonide variraportid. Ja vastukaaluks Eesti riiklikule raportile on võrdse kohtlemise võrgustik otsustanud esitada juulis ÜRO-le omapoolse variraporti. Nii Eesti Puuetega Inimeste Kojal kui Lastekaitse Liidul on sarnase variraporti kirjutamise kogemus juba olemas. Ja enne kui aseme lähemalt siis võrgustiku variraportist rääkima, ole ja Helika, räägi palun Lastekaitse Liidu aruandest lähemalt ja miks sellised ülevaated Eestile ja Eesti inimestele vajalikud ja kasulikud on? Lastekaitse Liit on tegutsenud siis 31 aastat lapse õiguste kaitsel Eestis ja tegelikult omame me lausa 2-kordset kogemust selliste raportite tegemisel, sellepärast et Eesti liitus lapse õiguste konventsiooniga aastal 1991 ja alates sellest on siis riigil kohustus esitada perioodiliselt iga 5 aasta järel ÜRO lapse õiguste komiteele aruanne siis lapse õiguste konventsiooni täitmisest ja headest praktikatest ja kitsaskohtadest, et ühesõnaga, et milline on olukord lapse õiguste osas. Riik paraku on selle pika ajavahemiku jooksul esitanud ainult 2 aruannet, aga sellest hoolimata siis 2015. aastal esitas riik omapoolse aruande, millele siis vabaühendused esitasid ÜRO lapse õiguste komiteele täiendav aruande. Ja nii nagu oli 2002. aastal, oli ka 2015. aastal Lastekaitse Liit see, kelle poole siis konventsiooni järelevalve organ pöördus, et meie oleksime siis selle täiendava aruande eestvedajad. Kuna liit on Eestis lapse õiguste valdkonnas juhtiv organisatsioon ja omab suurt laia võrgustikku ja omab ka kogemust laste kaasamisel erinevate teemade aruteludes, siis ilmselt see nagu põhjus oligi, miks meie poole pöörduti. Iseenesest on see muidugi suur au, teist poolt on see kindlasti ka suur töö ja sellist tööd saab teha ainult koostöös. Ja tookord oligi meie eesmärk kaasata väga lai vabaühenduste võrgustik, kes siis nagu said oma poolt erinevaid sisendeid laste teemadel anda. Ja kuna meie läksime siis tegelikult konventsiooni täiendava aruande koostamisel nii-öelda täispangale, ehk siis võtsime aruteluks kõik konventsiooni artiklid, siis olid ka need koostööpartnerid vabaühenduste näol väga eriliigilised. Et selles mõttes
julgustan siis Inimõiguste Keskust olema tubli nii-öelda koordinaator selles osas, et vahel juhtub ju ka niimoodi, et erinevatel vabaühendustel on erinevad nagu arusaamad mingitel kindlatel küsimustel, aga samas kindlasti selline koostöö taolise aruande tegemisel ainult tugevdab selliste inimõigusalaste koostöövõrgustike toimimist, tugevdab tegelikult teadlikkus nende organisatsioonide sees, aga mis kõige tähtsam on ju tegelikult selle aruande tulemus. Ehk siis see, et ühelt poolt on antud nii-öelda tehtud kitsaskohtadest ülevaade, samas antud ka ülevaade headest praktikatest. Selle võrra on teadlikumaks muutunud otsustajad riigis. Selle võrra on ju tegelikult ka ühiskonda teadlikumaks. Ühesõnaga, et see kommunikatsioon, mis sellise aruande tegemisega kaasas käib, on väga tähtis. Selles mõttes, et seda ei tehta ju riiulile. Seda tehtakse ju selle jaoks, et Eesti elu paremaks läheks, Eesti laste elu paremaks läheb. Ja nüüd, kui me räägime siin võrdse kohtlemise võrgustiku puhul, et siis tegelikult see, et meil oleks kõik võrdselt koheldud. Aga tulles tagasi nüüd veel meie kogemuse juurde, siis on äärmiselt, nagu ma ütlesin, et koostöös on nagu väga suur jõud. Ja mitte ainult siis nende vabaühendustega, kellega koos me seda aruannet tegime, vaid ka kindlasti erinevate ekspertidega. Et meie kaasasime oma aruande tegemisel ka siis ülikoole, pidasime erinevaid konsultatsioone ministeeriumitega, lasteombudsmani esindajatega, aga mis meie jaoks oli, mis on üldse Lastekaitse Liidu üks väga oluline nagu põhitees on ikkagi, et küsida lastelt. Saada teada, mis on laste probleemid, mis neid häirib, kuidas nad tahaksid, et elu oleks selline, et neil hea olla oleks. Et laste subjektiivne heaolu oleks paremini tagatud. Ja siis me viisime tegelikult aastate erinevat, juba ennem, kui me oma aruannet tegime, läbi erinevaid küsitlusi lastele, siis nii nende kaasamise osas nii perekonnas, koolis, kohalikus omavalitsusel, et meil oli tuhandeid lapsi, kes vastasid nendele küsimustikele ja seda sama infot, mis me siis saime lastelt, selle me integreerisime ka oma aruandesse. Ja ÜRO lapseõiguste komitee, kui me käisime Genfis seda aruannet kaitsmas, siis tegelikult väga kõrgelt hindas just seda, et oli sihtgruppi kaasatud ja et see sihtgrupi hääl jõuab tegelikult toetama seda nii-öelda siis neid kitsaskohtasid, et neid paremini välja tuua. Nii et selles mõttes ma arvan ka, et ütleme UPR-i puhul või siis me selle sama raporti puhul, mida oleme praegu hetkel koostamas, et siis selle puhul on tegelikult inimeste nii-öelda iga inimese panus väga oluline, sest et me kõik näeme, mis meil ühiskonnas vajaks võib-olla parendamist, mis meil oleks vaja võib-olla, et kui minul on hästi, ei tähenda, et ma näen ju, et naabril võib-olla midagi kuskil king pigistab, et siis me ju kõik oleme ühe asja eest väljas. Et Eesti elu paremaks läheks. Siin ongi siis õige koht hakata kirjeldama, et meie UPR-i variraporti kirjutamise puhul on metoodika täpselt sama, et ka meie UPR-i variraport saab tuginema ekspertide aruannetele, aga väga suur osa sellest kõigest on ikkagi Eesti inimeste oma tagasiside ja hinnangud ja et võimalikult paljude inimeste probleemid ja ka rõõmud saaksid rahvusvahelise tähelepanu ja selleks ongi võrgustik koostanud siis kõigepealt lihtsa veebiküsitluse, aga üheskoos sõidame me ka Tallinnast välja ja teeme ees selle ringi peale, et kohtuda siis kohalike elanikega vahetult ja saada teavet inimõiguste olukorra kohta riigis. Nii et kutsumegi kõiki üles osalema avalikel üritustel Tõde ja õigused, tule jaga oma kogemusi ja mõtteid, kuidas on sinu meelest Eestis olukord inimõigustega. Ja esimene peatuspaik on kolmapäeval 19. veebruaril Rapla linn, kus kõigepealt ennelõunal kohtume Rapla vallavalitsusega ja õhtul kella 5-7 ootame kõiki raplamaalasi taevani maani meistrikotta jagama oma mõtteid ja kogemusi. Üritusel on oodatud kõik, sest meie eesmärk on koguda siirast ja ausat teavet otseallikas, täpselt samamoodi nagu Helika ütles,
et lapsesuu ei valeta, et otseallikast on ju kõige õigem küsida ja UPR, kuna see koosneb siis erinevatest omavahel sõltumatutest allikatest, ongi, et Välisministeeriumi poolt esitatud aruanne, ÜRO erinevate organisatsioonide aruanded ja ka meie siis võrdse kohtlemise võrgustikust anname oma panuse, et see on meie jaoks väga oluline, et see variraport, mida meie esitamine on siis ka see õige peegeldus siis meie ühiskonnale. Nii et tulge julgelt meiega mõtteid jagama. Kindlasti tuleb mõnus õhtu. Taevanimaani meistrikoda on ka juurdepääsetav liikumisraskustega inimestele. Tagatud on turvaline ja privaatne keskkond, et võimalik on võrgustiku liikmetega ka suhelda 4 silma vahel. Ja kui üritus kestab 2 tundi, siis selle 2 tunni jooksul võib valida endale sobiva aja, millal meiega liituda. Ja kindlasti soovime rõhutada seda, et kohtumistelt kogutud infot ei seostata kellegi isiku, elupaiga või mõne muud demograafiliste andmetega, et pange nüüd kõik tähele, et loen üles ka need kohad, kuhu me lähme. Lisaks Raplale oleme külastamas ka veel teisi paiku Eestis, et kui Raplas oleme 19. veebruar, 4. märtsil Narvas, 11. märtsil Kuressaares, 12. märtsil Pärnus, 17. märtsil Rõuges, Jõgevas oleme 19. märtsil ja Tapal oleme 26. märtsil ja kogu see info on üleval ka aadressil inimõigused.ee, et sealt leiab kogu info. Aga Anneli, palun räägi lähemalt teie kogemustest ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti koostamisel ja kuidas teie andmeid kogusite, et tean, et olete ka tulemas meiega kaasa näiteks kohe sinna Raplasse. Et kuidas teie oma raportis Eesti inimesi kaasasite? Meil oli see esmakordne kogemus võrreldes Lastekaitse Liiduga ja laste õiguste konventsiooniga, et meie puuetega inimeste õiguste konventsioon ratifitseeriti 2012 ja meie siis hakkasime variraportit koostama 2016. Ja kuidas me kaasasime? Meie eelis on see, et meil on liikmesorganisatsioonid kõikides maakondades üle Eesti. Meil on üldse kokku liikmesorganisatsioone 48 ja see tähendab, et meie harud nii-öelda on ennast sisse seadnud igal pool ja me toetusime siis variraporti koostamisel just oma liikmesorganisatsioonidele, et kõigepealt me tegime veebiküsitluse, mis oli siis päris selline pikk põhjalik, nõudis keskendumist ja väga tore oli see, et liikmed olid aktiivsed sellele vastama. Ja siis me tegime 4 regioonis siis fookusgrupi intervjuud lisaks veel siis nende küsitluse tulemuste täpsustamiseks, näidete lisamiseks. Ja kasutasime ka ekspertarvamusi veel täiendavalt, et see oli päris mahukas andmekorje. Ja muud moodi tegelikult ei saagi ühte raportit teha, mis pretendeerib siis ka tegelikkuse peegeldamisele. Et see oli huvitav, väga palju infot kogunes ja oli palju teha analüütilist tööd sellega siis, et ta saaks sellisel adekvaatsel kujul ja meil oli veel see ambitsioon ka, et kuna me ei esitanud ainult ÜRO-le, vaid ka tahtsime Eestis välja anda ja andsime ka eestikeelse ja ka paberkandjale, et siis meil oli veel ambitsioon, et see oleks inimkeelne nii-öelda, et see ei oleks arusaadav ainult spetsialistidele ja juristidele näiteks, vaid et tegelikult iga inimene endast huvitava artikli koha pealt saab selle lahti võtta ja saab ülevaate siis, milline on puuetega inimeste eluolu Eestis siis vastaval teemal. Räägimegi võib-olla siis selle teie organisatsioonide variraportite järelmõjust, et sa juba tõid Anneli välja, et see oli siis tegelikult väga väärtuslik allikas info leidmiseks igale Eesti inimesele. Et Erika, et kuidas on näiteks teie variraportite mõju, järelmõju olnud Eestis,
et mis kasu see endaga tõi, et miks on selline info kogumine siis eestlastele oluline? Ma võib-olla saan rääkida põgusalt ka sellest, milline mõju oli see rahvusvahelisel tasandil. Et kuna riik esitab oma raporti ja siis esitatakse täiendavad raportid, Eestist esitasid siis vabaühendused ja laste ombudsman eraldi raportid ja selle peale siis ÜRO lapseõiguste komitee teeb riigile soovitused ja aastal 2017 need soovitused siis Eestile täitmiseks tulid. Ja kõige toredam oli siis näha seda, et umbes 90% nendest soovitustest olid need samad soovitused, mida meie olime siis oma aruandes teinud. Et see on juba, ma ütleks, äärmiselt tugev argument, miks on sellisel raportil, vabaühenduste poolt tehtud raportil, on sellega võimalik jõuda nagu väga kõrgele tasemele ja need olulised kitsaskohad ja valupunktid, mis tegelikult ühiskonnas on, et need jõuavad tegelikult läbi siis ÜRO tegelikult riigile tagasi soovitustena. Ja siis meie oleme raporti tegemist käinud tutvustamas ka rahvusvaheliselt Soomes näiteks, kuna Soomega on samamoodi siis oma raportite esitamise tsüklis ja palus siis Lastekaitse Liitu tutvustama seda protsessi. Nii et selles mõttes me oleme saanud oma know-how'd jagada, aga mis ütleme siis siseriiklikult on väga oluline samm on kindlasti see, et Lastekaitse Nõukogu võttis 2018. aasta oma istungil siis ÜRO lapseõiguste komitee suunised, soovitused siis nii-öelda täitmiseks ja jagas siis vastutuse erinevate ministeeriumite ees. Et siis selles mõttes, et see protsess on väga kenas liikumises. Nüüd jääb vaid loota, et siis need soovitused, mis on siis sellises protsessis jõudnud uuesti tagasi ministeeriumitele, et need siis on täitmiseks ja et need ka täidetakse. Sest et tegelikult on ju, miks selle aruanne oluline on. Üks asi on see, mis on seadusandluses, teine asi on see, kuidas seda rakendatakse. Ja ka tegelikult lapseõiguste puhul on ju tihti, tähendab ka meile erinevad rahvusvahelised organisatsioonid tähelepanekuna toonud, et kui seadusandluse osas on kõik justkui kõik korras, siis see rakendus on see, mis nagu vajab järele tulemist. Ja samas inimõigused on see, millega tuleb tegeleda 24/7, et ega siis töö pole seisma jäänud, et nüüd on raport tehtud ja nüüd on kõik korras, et ei, tegelikult me kasutame seda täiendavat aruannet pidevalt oma huvikaitsetöös. Nii erinevate materjalide puhul, nii erinevate, ütleme, me oleme tihedalt kaasatud siis õigusloomeprotsessi ja neid raportis tehtud ettepanekuid ja ka siis ÜRO lapseõiguste komitee poolt tehtud suuniseid. Neid me kasutame põhimõtteliselt igapäevaselt. Et see on siis nii-öelda see huvikaitseline töö, mis on saanud nagu tuge tegelikult sellise raporti koostamisest. Ja oma igapäevases kommunikatsioonitöös samamoodi ju, et tegelikult need kitsaskohad vajavad tähelepanu aina rohkem ja rohkem, et see aitab tegelikult fookust hoida sellise raporti koostamine ka nendel teemadel. Ja siis muidugi see, et sa näed, et teatud asjad on edasi liikunud, siis rõõmustad selle üle ja siis näed, et kus on vaja jälle nagu võib-olla rohkem tähelepanu pöörata, et jah, see on nagu need tasandid, mida see raporti koostamine ja see mõju, see on väga erinevad tasandid. Nii et jah. Ja, et täpselt samamoodi, et nagu sa ütlesid, see variraporti kirjutamine on ka vabaühendustele endale väga kasulik. Et täpselt samamoodi nagu ÜRO lapseõiguste konventsiooni aruande puhul, nii ka UPR-i puhul on siis Eesti maailma riikide tähelepanu keskmes ja ülevaatusel ongi siis teistel riikidel võimalus anda hinnanguid ja nagu kontrollida, et kui palju Eesti siis tegelikult oma lubadustest seadustest kinni on pidanud. Ja just see, et seda tehakse regulaarselt, et iga 4-5 aasta tagant. Sest nendest hinnangutest ja soovitustest pannakse ju kokkuvõte ja eks siis iga 4-5 aasta tagant kontrollitaksegi, kuidas on siis riik vahepeal neid soovitusi rakendanud. Et tegelikult ongi UPR täpselt selline asi, mis võimaldab just inimestel nagu tuua need probleemid sellisele suurele tasemele,
et miks variraporteid on ka kiidetud, on see, et riiklikel raportitel ikka on, öeldaksegi, et seadused on need ja järgime niimoodi ja kiidetakse süsteemi, aga siis meil on võimalus olla siis nagu Eesti inimese häälele see ruupur ja viia koguda need kokku ja viia kõik rahvusvahelisele tasemele, mis tõttu ongi inimeste panus selles ikkagi väga suur ja väga oluline, et meie see variraport siis võimalikult õige ja täpne ja aus tuleks. Et siinkohal siis veel kord kutsun üles täitma lihtsalt veebiküsitlust, mille leiab aadressil www.inimõigused.ee. Tulge meie võrgustike liikmetega kohtumisele ja jagage oma mõtteid privaatselt või avalikult, et oleme siis Raplas, Narvas, Kuressaares, Pärnus, Rõuges, Jõgeval ja Tapal järgmise 2 kuu jooksul. Ja muidugi usun, et räägin kõikide võrgustiku liikmesorganisatsioonide nimel, et meie kõikidega võib ühendust võtta isiklikult. Ja pidage siis meeles, et kõikidele vastanutele tagatakse täielik anonüümsus ja kogutud infot ei seostata kellegi isikuga. Et ma nüüd võtsin Annelilt kõik sõnad suust. Anneli, kas äkki tahaksid vahepeale midagi susata? Võib-olla ma lisaksin ka, et kuidas meie näeme puuetega inimeste kojas meie variraporti mõju, et kõik see, mida Helika ütles, sellega me kõik nõustume. Et kuna meie tegime veel niimoodi, et me 2018 andsime välja eestikeelse pika variandi, nii-öelda koduturule. Ja 2019 esitasime siis ÜRO-le, kui meie tähtaeg ÜRO-s kätte tuli, siis tegelikult see mõju avaldus juba vahepeal, et näiteks siis peale meie variraporti väljaandmist eesti keeles seadustati Eestis konventsiooni järelevalve, mis oli tegelikult ootas 6 aastat oma järge, et see oli väga reaalne mõju, et tegelikult riik ei soovinud, et me läheme ÜRO-sse ka selle infoga, et Eestis ei ole veel järelevalvet seadustatud ja nüüd täna siis juba nüüd aasta jagu on toiminud õiguskantsleri kantselei juures ja meie valdkond on sellest väga palju abi saanud. Et üks täiesti selline reaalne mõju. Ja veel tahan välja tuua, et me märkame, et meie variraportit väga palju tsiteeritakse, kasutatakse näiteks üliõpilastöödes ja teadusuuringutes ja ta on tõesti selline kompaktne ja laiaulatuslik selline usaldusväärne materjal, millele saab tegelikult veel mitu aastat toetuda nii huvikaitsetöös kui teadusvaldkonnas. Et Helika, ole hea, et kus saaksid inimesed lugeda teie aruannet? Lastekaitse Liidu kodulehelt, et lastekaitseliit.ee. Anneli? Ja meil täpselt sama, ainult et aadress on teistsugune, epikoda.ee ja kui otsingusse panna näiteks variraport, siis tõenäoliselt te saate kiiresti kätte selle materjali. Tegelikult guugeldades ma leidsin teie oma väga kiiresti üles. Nii et soovitan kõigil tõesti tutvuda nende väga usaldusväärsete allikatega. Aga Helika ja Anneli, aitäh teile tulemast ja oma kogemusi jagamast ja palju edu meile algavaks tihedaks koostööks. Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti Võivik rahastab Euroopa majanduspiirkonna toetuste aktiivsete kodanike fond, mida vahendab Avatud Eesti fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Hea kuulaja, suur tänu, et olid meiega. Mina olen Mirjam Savioja, kuulmiseni. Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee.